Dis, est-ce vraiment toi, mon amour? Ou est-ce que je rêve encore de ta peau, de tes mots couchés contre moi? Non, ne te réveille pas. Écoute, la nuit s'achève. La rumeur du dehors, comme un souffle, se glisse par la fenêtre. Dors dans mes draps, reste un peu dans ce rêve où l'on danse, où l'on court, où nos cœurs font la trêve. Tere hommikust siit Pariisi tänavatelt. Oleme üles särkanud ja on algamas hommikusöök. Eile muidugi, mis operaator teadis, et kui on teil sees hotellid, kus on vaja siis kaart siia auku sijastada, et elekter saada, tuledega mängida, põlema panna, siis näiteks meile panime siia partnerkaarti ja saime enda selle kiibikaartiga siis uksest välja käia, söömas väljas, mis iganes, et täitsa mugav, et siia ei pea hakkama seda kogu sisse tagasi päeva. Ehk siis nipp kõigile eestlastele, kasutage partnerkaarti või muud kaarti, kui on selline võimalus. Kui töötab muidugi, ei pruugi. Jalanud jalga ja ma arvan, et croissantid ootavad meid, nii et... Croissant? Croissant? One croissant, please. Bonjour. Kell 7:17. No. Jah, lihtsalt sätitaks viimast asjad ära, siis hakkan võtma olema ainuksid või praegu esimest ülevõt. Vaatan natuke Prantsuse televisiooni. C'est désormais au tour d'une femme de télévision de prendre le relais. Kõva. Kas mõnus? Mis mul siin on? Vesi. Kreem. Tundus ju mesi, aga tegelikult on või, mul on tunne. Tundub loogiline. Nutella siin magusa sõpradele ja ei ole üks pandud, siin ikka korralikult meile pandud. Nii et saame just. No Prantsuse värk ikka. Väga ilus hommikusöök vaadata seda. Lõikame viilu veel peale ka. No, millest me räägime? Räägi, kus lõika see. Nii, mina võtan Nature. Lõika tegelikult väga korralik. Siin ma ei jõudnud kõike võttagi. Ongi värsk apelsinimahl, viljalihad veel sees. Ja nüüd, mis mu eesmärk on? Määrime siin asjad peale. Vorsti, särki, värki. Ja siin võib ikka ühe tiiru veel teha, sest ega teen hull. Sul oli õigus, see on mesi, ikkagi tunduski nagu mesi. Võtan ikka võiga sealt. Aga seda paneks kohvi või tee sisse. Ega ma niisama ei taha seda. Et on selle järgmiseks raundiks. Aga vaatame, kuidas see Nutella siin on. Ise Nutella sai võib ikka teha. Ma ei tea. Ega siin muud ei ole kui head isu ja sööme kõhu täis. Hommikusöök veel jätkumas. Operaator võttis kohvi, aga see on nii suur valik. Ma ei oskagi öelda, mis on mis. Ta võttis Ristretto ja tundub, et see on mingi must kohv, aga espresso kujul nagu mingi väike šott oleks selline ruttu alla. Kes on siin rohkem targemad, baristana võib-olla töötanud kas või paar kuud aastaid oskavad öelda. See on terve valik neid. Mina üritan saada ka mingi kreemikohvi või piimakohvi, eks näis, kuidas õnnestub. Aga õhtun tegelikult väga täis, sellise küpsise sarnase asja leidsin ka. Sees pehme mingi kohupiima sarnane asi natuke. Mõgus sai. Mõtleme selle juhus küll. Naturaalne siis. See ongi mingi ilma suhkru rasvata. See on lihtsalt naturaalne jogurt. See juba näeb tekstuurist, vaata. Selline tartsi moodi. Aga teine jogurt, mida operaator sai taha, on ikka selline marja jogurt. See on ikka. Saksa kraam. Saksa kraam. Ja siin on selline. Noh, ma olen dieedinud, et siis tõmbasin 0 kalorit põhimõtteliselt sisse. Operaatoriga arutasime, et kui Oslos oli sai kallis, seal 4 eurot, 40 krooni, siis siin on nagu sai üle aru. Ja võid ennast täitsa hulluks süüa iga hommik. Et jah, Euroopas mõlemad, aga sellised vahed. Oleme riigist. No kuidas maitses? Viimane kohvilunks, cappuccino siin ette. Kõht sai väga täis, väga väärt seda hinda kohta kõike. Saias kõht täis, aga kuna me täna palju samme, siis seda energiat ja kalorid on vaja. Aga väga tore, me ei jõudnud isegi neid väikseid moosisi lahti teha, aprikoosi moosid, siin on veel mett nii palju, et pigem ei asju üle, ei jõudnud kõike proovida, aga ei ole vaja ka suur lõhk ajada. Suur tükk jääb suur lõhk. Täpselt. Oh là là, je suis stressé. Bon allez, j'y vais.
no ilus hommik. Jaa, oleme siin hotellis akna peal, vaatad elu käib. Töömehed mingi peavad asju, lauda, värk. Kes sõidab rattaga tööle, kes peab tõuksida, kes kõnnib, kes otsib metrood. Aga sellist vaadet igalt poolt saab. Täilik elu käib. Väga võimalik. Kell on 8:33. Teeme juba check-out'i ära ja hakkame Prantsusmaa ehk siis Pariisi kultuuri austama täpselt. No jõudu. Hotellitoast väljas, kartsin, et veidi külmem on, aga tegelikult pusa ja teksadega on täitsa oki, kes teeb suitsu, kes siin sõidab, aga otseselt nagu nii kiire kellelgi ei ole, ütleks, et iga üks teab, kui minna. Kõige parem aastapilt, kus alguses oli, et mingi mees sõits rattaga, kärus oli kott ja väljast paistis suur saipagu ette, et juba lõuna kaasas. Aga me lähme otsin metroo üles, et minna kesklinna poole. Liiklusele kulli ja lammus. Elu käib. Ja, mis ma tahan näeda, et päeval on siin ei saa aru, kas sa oled sellis võib-olla vaesemas linnaosas. Me ei ole ka päris nii vaeses. Natuke ikka getomas, kui eile õhtul vaatasid ka. Aga praegu, siin ju käivad kõik läbi. Et vaata nüüd siit tuleb äge. Et ratast on väga palju õigusi. Ja nüüd on nagu rattarooks. Tulevad on autolikus. 2. Siit tuleb järjest edasi. See peab valesti 3, 4, 5, sinna 6, 7, 8, 9. Et nagu rongiga tuleksid rattad, tšuh. See on nagu autoliiklus. Jah, nagu autoliiklus eraldi, et sinna pole ma jah üldse ronima, mingi No varsti diiselkütus ka keelatud. Jah, et mingi brasiilane, brasiiritar või Pariisitar või Pariisi mees. Saab täiesti kurjaks võib-olla, ma ei tea, neid küll välja viasta, sest ratastega pannakse ikka täiesti hullu. Siin on ikka täiesti teine. Tuleb ikka kõnniteel kõndida. Jah, et oleme siin meie õiguskohal. Aga siin ei peagi palju saame tegema selliseid ehitisi, sellist arhitektuuri siin jagu. Esimene suurem kirik, selline säilinud rohkem võib-olla restaureeritud. No vaata, näidatakse käe, kuhu minebki. Mina praegu rattaselja selliseks mitmed kotti ka arvan, mitte ausalt. Ma oleks taha mingi 5 espressot, et ma midagi tajuta. Siis ma praegu vaatan 360 lihtsalt. No täiesti lõppu, see on mingi 4 taksot korraga ja trügivad lihtsalt vahele. Tead hommikul tööle 1,5 tundi, ma arvan, siis 5 kilomeetrist ringi. Lihtsam ongi rattaga, ma saan aru, miks inimesed rattaga panevad. Ole otseselt nagu väga palju prügi maas, eks eile koristati ka vist. Aga no oleme ju käinud juba sellistes linnades, kus ikka on hommikul õhtul iga aeg prügi, et siin üsna okei puhtus ütleks selle kohta, mis inimeste arv siin praegu on. Vaatame neid numbreid, et soona on. Väga väiksed piletid. 2 sellist. Ticket pluss. Aga selleks saabki buss, tramm, metroo, jah, kõik värgid, särgid. Aga tund aega või kaua ta kestab? 1 sõit? Ma tunnen, et see on 1 sõit. Tundub loogiline just. Päris huvitav. Ma ei tea, kas ta tegi mingi asja, mingi kliipsida tegi. 4 peale, jah? 4 on see. Liiga palju rahast. Väga palju. No proovime, jah? Tuli vist väga rahvarohkese peatuses peale, täiega inimesi oli. Järjest on vähemaks läinud ja me liigume kesklinna juba jõudsalt lähemale, et siin 2 peatust veel ongi, siis me oleme juba täitsa turistide atraktsioonid juures. Aga siin ongi eelviimane peatus. Aga istuma saab isegi mingi hetk, et nii hull ei ole. Metrool ise siin võiks kulunud värvi. Kui töös iga päeval. Üldse läbi muuks sealt. Mida see nupp tähendab ja igasus vajutavad. Väga tore. Ui, vana lihtsalt see läheb. Ja sisse peas. Ma arvan küll, jah. Lõpuks oleme oma sõprade juures. Oodatakse meid. Mis järjekord seal on? Aga väga ilus plats, no muidugi tänapuhastusmassin töötab ka käelool, aga kui suure õu see on ikka. Seal on sissepääs see. On, jah. Selline kaaret.
päris õige triumfikaar ei ole. Aga see on ikka korralik loss ju. See on nagu loss jah, ja see on nagu lossi õu. Vaat siin kujutad ette, kuidas elu käis tegelikult omal ajal. Mis filmis sa nägid seda? Seda püramiidi ma nägin tegelikult Netflixi sarjas Lupin, Arsène Lupin, kes oli siis detektiiv, või detektiiv, oli pätt varas, aga gentleman varas. Detektiiv. Aga ta oli detektiiv ka nagu omas mõttes. Aga gentleman varas oli siis, gentlemanist varas. Tegelikult on sead. Aga lähme vaatame, kui inimesed mööda, sest ega Louvre'is on vist nii pikk järjekord, et me ei jõua. Et too ongi siis, sealt saati Mona Lisat vaatama, saan aru, jah? Tundub küll. Oi taevas, ega perfektne mingi ilmeks. No kuidas on tunded siis? Ilus loss jõu. Muuseumisse praegu ei lähe, sellepärast, et meil võib aja nappust tulla. Kõige suurem eesmärk on ikkagi meil Eiffeli torn ära külastada, ära näha. Ideaal isegi tippu minna suure raha eest, aga siiski tipus ära käia. Et Mona Lisa võib-olla jääb järgmiseks korraks, võib-olla näete veel, siis näis. Aga järjekord on nii hull, et me peame edasi liikuma, siin pole mõtet passid, isegi lapsed on saadetud vestidega patrullima. Töötajad juba lähevad. Isegi lastel maskid peast toho. Paneme ka siis. Metroplatform 1 is closed. Kõik nad sealt siit ei saa mul tulla. Jälle selline keskne pool, seal juba mingi kohvikud käivad. Saiaksed juba käes esimestel inimestel. Väga ilus rahulikum selline. Rattaid väga palju, rattateed rohkem. Nii olen mööda Euroopat reisimas ringi, olen Pariisis ja alati on tore, kui näeme eestlust või tükik Eestit. Operaatoril on hea info olemas, ta teades, et siin on selline äikes tõuksipood, tuntud Eestis kui tuuletõuksid. Et leppisime kohtumise kokku, kaeme üle siin, eestlane võtab vastu, räägib natuke juttu. Ja väga tore see, et me oleme jõudnud sellisesse ajajärku maailmas, et me vaatasime kodulehelt, on võimalus teha tõuksile proovisõit, nagu autot läksid ostma, valid värvi, äkki saad LED-tuled alla panna, kõrguse suuruse. Et äge, et maailm areneb ja vaatame üle, tore on ju näha eestlasi, eestlust üle maailma ja kaeme üle, meid juba vist oodatakse. Tule kaasa. Koputame, juba oodatakse. Tervist! Ei mõtle, mis see äike tõuks üldse on, et siis Eestis on ju tuultõuks, on ju? See on sama. Ongi sama? No ütleme niimoodi, et see on see, et süda on sama. Kereneline, süda on sama. Aga mõtlen, et tuultõuks on ju see, mida saad rentida. Täpselt, äike on see, mis vastu teha. Kuidas Pariisis äätäpid siis vastu võetakse? No mul selles suhtes, et ma olen kuulnud absoluutselt igat maailma varianti, aga kõige parem on see, et if nothing else, seda nagu mingi, see on see veidra tähega vaata. Jääbki meelde tegelikult. Isegi kui sul ei tule see meelde, siis sa oled vähemalt see, et noh. Aga kuidas nad hääldavad seda siis? Proovige. See on absoluutselt ainukene Euroopas tehtud tõuks. Kõik teised maailmad elektritõuksid on tehtud kusagil Aasias, eelkõige Hiinas. Ja täitsa Eesti toodang, et isegi kõik see metall, mis siia läheb, on enamasti umbes Saaremaalt pärit, et siukene õige Eesti hingu sees. Noh, palun, Eesti toodang. Eesti toodang ja ta on meil kohe nii vinge, et me eelistame täiega taaskasutavat materjali ja selle nagu tõuksi sisemine idee on see, et peale eluaja lõppu 10 aastat pakume garantiid talle sellele raamile, et sellest saab teha omakorda uue tõuksi, et 92% materjalist saab omakorda taaskasutada. Et siis nagu selles suhtes, et kõik, mis puudutab igasugust rohelist jalajälge, kui me siin tänaval neid tõukse näeme, et justkui on carbon neutral, aga selles suhtes, kui sa 2 kuuga selle sodik sõidad ja viskad selle lihtsalt prügi peale, siis palun räägime sellest, kui carbon neutral midagi on. Ma näitan teile, kuidas see tõuks käima läheb. See on mitte ainult tavaline tõuks, vaid see on veel ka nutitõuks. Nutitõuks või? Nutitõuks. Meil on äppi vaja nüüd. Täpselt on vaja äppi, et see on tehtud täpselt sellise mõttega, et isegi kui keegi seda pihta paneb, kui keegi selle varastab, siis see on täiesti kasutada alla, sest seda saab lahti ainult rakendusest, mis on sinu enda telefonist. Okei. Et nagu näha siin ühtegi nuppu, midagi ei ole, et ongi, et meil on siin sees IoT moodul, kus on sees ka GPS kaitse, nii et isegi kui keegi paneb pihta või me näeme täpselt, kus see on, et siin me näeme, tõuks näitab, et me oleme täpselt siin. Ootagi, hakkab karjuma ka siis, kui... Hakkab karjuma ja esiratas
kohe lõksus. Et see... Tema on nüüd sisse lülitatud, äpist lülitasin sisse, kenasti prantsuse keeles ka. 99%. Absoluutselt. Ei, siin peabki prantsuse keeles olema, peabki raske olema. Õige selles suhtes, et ikka best of both worlds. See on selles suhtes lahe tõusid. Et saad akusid laadida kohe. Saad akud saad välja võtta ja neid laadida kust iganes, et muidu tavalistel tõuksidel tikub olema see, et peab kogu selle tavaari kusagile üles tassima. Nii, kiiver pähe. Mina valisin proovisõiduks sellise sinaka, ilus, väga klassika stiilne. Ja infoks saime siis Kajalt, et soovitab 2 minutit sinna poole sõita umbes, sinna isegi vähem võibolla. Ja see on selline purskkaev, saame seal tiire teha, ilusti joonel panna. Mis mina ütlen seda, et ma igatsen kindlasti praegu Rannot. Ranno on meil siin Tõuksi sõber. Nii et need proovisõidud siin äikese Tõuksiga on pühendatud sulle, Ranno. Need näeme Eestis varsti. Ruumi on palju. Nii, oleme siin natuke äikese Tõuksiga saanud sõita ja mis nagu see kõige suurem kaif on see, et sa sõidadki mingi auto tee kõrval, aga sul on eraldi rattatee ja sa oled Pariisis, saad aru. Sa sõidad ringi, tahad samal ajal ümber ringi vaadata, vanad hooned, kõik värgid, särgid. Ja siis tegelikult siin väga ruttu saad aru, kus see tasakaal jääb, et sa saadki hakata tunnetama. Et selline võib-olla ongi suurem lahmakas, aga see teeb selle heaks juhitavuse ja keegi saa nagu seda rotti pannu üle õla visata. Et väga hästi soovib siia liiklemiseks. Et praegu tõesti kaifib seda, et ma võiks sellega tõesti tund aega Eiffeli torni juurdegi sõita, saab hakkama küll. Nii, proovisõidud tehtud, oli väga meeldiv. Sind täname, Kaja. Aitäh teile. Väga kõva. Head reisi teile. Väga nipid sinult, et kõik saad käiku. Tšau, ole naudi. Aga teie eestlased kõik, kes satute siia Pariisi, teadke, et tükik Eestit on siin. Sorry, my bad. Teadke, et tükik Eestit on ka siin samas tänaval. Ja meie saime tänu Kajal tegelikult väga head infot. Meil oli eesmärk minna täna Eiffeli torni tippu, aga ütles, et sealt ei saa tegelikult head vaadet ja see maksab 50 €. Ja ta soovitas meile hoopis minna Triumfi kaare tippu. Esiteks, et saab hea vaate. Teiseks on meile tasuta, sest me oleme alla 26 aastased ja meil on COVID-pass kaasas. Ja isegi me saame tegelikult mõnda muuseumisse tasuta. Seega suur boonus, et me üldse eestlaseks saame jutule, kes elab Pariisis. Saime väga palju kasulik infot. Pikk juttu polegi. Aitäh teile, Äike, ja näeme juba järgmises kohas. Mina ei kujuta ette suur linnas ilma metrootana. Okei, autoga võib-olla sõidad ikka väga stressirohne, ummikud. Siin praegu konkreet, ma ei tea, tuleme alla, jälle 2 minutit, 1 minut. Pilet läheb, peaks kuu pilet ostma, kui käid siin muidugi aastapileti. Aga mõnus, kogu aeg tulevad edasi tagasi kiirelt kohale, tuled jälle üles uus Pariisi koht. Et väga perfektne, praegu toimub mudel ja tuleb uus metroo. Kõige tähtsam kaader üldse, võib-olla Pariisis, me oleme küll veel kaugel, aga taamal paistab ilus Eiffeli torn. Eile öösel nägin tuledes seda, oli ka väga šef, aga niimoodi koha peal vaadata, tuled metroost alt, esimene vaade, mingi suur ilus hoone, mingid kujud, värgid, taga Eiffel, selle park, suur plats, sambad, Pariisis avastada, üldse kogu Prantsusmaal. Ma ei tea, palju seda kultuuri siin jagub, siin tõmbad kultuuri hulluks ennast ära. Aga väga-väga ilus. See platsi poole edasi. Aga mulle meeldib see Eiffeli torn, nagu tuleb sürr oma silmakärana, ta on nagu kogu seal, äge, hirmutab natuke. Väga suur ikkagi. Ikka suur, ikka võimas. Väga võimas metalli kogu. Igatahes seal on see Concorde suur kuju või tähendab sammas ja see võiks olla siis Concorde plats. Et siin on mingi sellist luitunud lipud, huvitavat värvi, ei tea, mis ta siin tähistab, aga sellist ära luitunud. Aga mis siin on? Saab üles minna vaadet veel nautima, seal tehakse juba pilte niimoodi, et Eiffel torn jääb selja taha, ma nägin mõned tegid. Ja ees on selline suurem kõndi, selline jalakäijate tänav, siit on näha seda massi. Aga ilus allee tegelikult, mõlemad pool puud. Ja mis praegu on, ma olen metrooga päris palju sõitnud, et pigem meil aeg on, pigem kõnnime, avastame. Ja, kui Pariisi tulla, siis kõige mõistlikum ikka giid võtta. Google'dad ja Wikipediast loed, mis loed, see ei ole see sama. Ja väga lahendus on see näiteks ratastega, rataste tuur. Saad tõmmata tervele Pariisile ringi peale, inimene ei tea, mida räägib, saad samale pilte teha, kõik turistid on juba samamoodi. Aga jumal mugav tegelikult, et rattaga, kui giid juhatab, ma nagu julgeks. Ma teen ka mõne pildi siit ikkagi Eiffelist, saan oma kodust selle ka, et ma olen ilusti Pariisis. No ikka. Aga mõnus, kultuuri täis, sa tunned seda kultuuri. Head turistid. No turistidele on ikka siin kõike. Seal võib isegi mõne lehvituse, ma arvan, tagasi saada.
kõik üks turist. Ja James Bond. Daniel Craig on valmis. Elu käib. Tuleb võtab Pariisi üle varsti. Varsti, jah. Esimene selline, ma võiks väita, et see on alates kodutu telk või kelle pole kodu. Metsavaht võib-olla. Pargivaht, jah. Pargiga. Aga rahulikult telk keset plats üles, ma ei teagi. Nii kaua, kuni politsei rajab, nii kaua saab kus seal olla. Kõnnime Triumfi kaare poole. Siin on väga korralikud valged telgid püsti, aga ei teagi. Valimised siin ka ette ei käi. Ei tundu nagu oleks mingi COVID-i värk, siin on mingi kahtlasemad toimus. Hoitakse midagi. No mis see on siis? COVID-i haigus, see on mingi art fair, kunstinäitus siis eesti keeli. Aga ju siis peab ka õige temperatuur olema, et see materjal iganes... Niiskus oleks õige. Taljandile joonistati maaliti, et ei läheks lagunema. Päris huvitav, näeb ikka välja, väga kahte. Suvaline juurse ostab endale, on kõik. Poliis. Keset kultuurset Pariisi, siis vaatame, et politseiauto sõidab otse mõnda jalakäijate teed, vaata kuhu ta läks. Arestima ja trellid ees siin samas. Keset platsi, keset kultuuri, et elu peab käima, ega siin ei saa seisma. Aga ilusti nagu pargiga üheks tehtud, et õige värviga siin sügise. Alguses arugi, et see on, trellid on ees, ma väidame, et see on arestima. Võib hoitakse ainult noori, kes teab, võib hoitakse mingid väikeseid pätte, mis iganes, aga trellid ees ja politseiauto sinna. Aga sulandub hästi, täpselt sulandub hästi. Ütle uuesti. Poiss on väsinud, tule tõuksi peale mine. Vale tõuks on lihtsalt. Kõigile, kes siin meeldib sopat, meeldib neid tuntuid kaovamärke vaadata. Louis Vuitton, kõrvalt Dior. Ulmena, me sisse jäkka sinna minema, aga järjekorrad on seal uksest välja tegelikult näha ju. On, jah. Sealt läheb järjest. Ja isegi seal Macroni kohas, kus saad osta igasugused... La Tourée. La Tourée. Või mis iganes. Osta, et seal oli juba uksest välja järjekordit. No, ikka turistlikult, aga muidugi tahad selle ära võtta. Eiga tõesti, järjekord ongi reaalselt. 100 inimest, Vaatus, pasin siin on tõesti... mees oli rahu, et sai kuidagi tähelepanu. Aga järjekord välja, aga mis ma tahaks öelda, et arvatavasti ju järjekordadest ma näed inimest selliseks tahad indulist vaadata. Tahad hinnad üle vaadata. Või niisama vaadata, mis seal siis müüakse. Tegelikult see näeb tõesti suusugune välja. Kõva. Ma ei vaata tähelegi alustada seal järjekord. No nii, mis sa said endale? Nii väikeses putkas mingit turistikraam ikka või ma ostsin magnetiga, pandi nagu sajakse kotti. Ostsin sellise ilusas Pariisi Eiffeli torn, tead, külmkapi peale hea meenutada. Ja väike ikkagi turistikas, USA-st, Coca-Cola Light. Aga huvitav on see tegelikult, et ma pole sellises purgis joonud või Light joonud. Ma ei tea, kas ta on siis Coca Zero või midagi, aga... Coca Zero põhimõtteliselt, aga natuke annab mingit suhkrumaitset veel juurde. Ja sinu teema või see? Minu teema, minul Coca maitset. Aga midagi huvitav, mis operaator joob seal Liptoni jääteed? Koos muidugi viskiga, seal on viski sees. Selle ma lõikan välja. Olemegi Triumfi kaara juures, et see on arvatud selline teine objekt, mida Pariisiga kohe hästi ruttu meelde võetakse või mõeldakse, et Pariis, Eiffeli torn, Triumfi kaar. Et see on see ka, mida näid arvates filmides, paljude inimeste sellistes videodes, piltides tuled siia, tehakse siin timelapse, kuidas autod mööda seda ringteed, et ka siin tuntud sümbol Pariisis. Ja meie eesmärk on täna siin üles saada ja saame ägedat kaadrit näidata Pariisist. Ja miks me siin üles lähme on see, et sinna saab tasuta vist? Esiteks, sinna saab tasuta, nagu Kaja ütles äikeses seal, saab tasuta. Ja et seal ei tohiks nii palju inimesi olla ja sa pead kaadrit, et Eiffeli tornis pidi olema see võre tõesti nii tihedalt koos, et heal juhul saad võib-olla GoPro kaamerasid läbi, ka see ei mahu. Et ei tule head pilti sealt, inimesed aru, kas sa oled Pariisis. Aga sille võlu on see, et me peaks saama ilusti taustal Eiffeli torni. Aga peame selle katsetusse panema, vaatame, kas läheb kõik nii nagu õnnestub. Kuulete, lähme Triumfi kaare juurde siit alt tunnelist. Ja selline ilus meloodia, jällegi igatsen rannot, ma arvan, et tema saaks mõne noodi panna, viiulit mängib. Minul on õnneks 2 eurot kaasas. Ma pead karmataks seal tipus. See on tõesti ilus, ma ei räägigi. Naudime. Ootasime järjekorras kuskil 10 minutit ja saime 0-eurosed piletid, sest oleme 25 peale selle. Aga näeb, päris ägedal päeval või aastal oleme tund jällegi remondis, ehituses. Hea meenutada kunagi. Aga nagu öeldi, ega siin lifti pole. Trepist hakkab üles andmine. Aga ma arvan, et vaade on seda väärt. Seal Eiffeli torni tipp paistab, aga üleval juba näeme kõike. Ma arvan küll. Aga tõesti, soovitan kõigil tulla, et järjekord oli 10 minutit jooksnud. Okei, esmaspäev.
võib-olla meil joppas, aga ei olnud midagi rasket. Kui tahate kindlad olla, et jõuad siia, siis oske pilet ette ära, siis need said eelisjärjekorras sisse ja oli kogu lugu. Ja ette saab ka vist selle 0 pileti. On tunne, et saab planeerida 0 euroga ette, nii et väga, väga suur üllatus minu jaoks tegelikult, et see oli siis linnas siin saab tasuta ka midagi, nii suur. Väga head ronimist. Näeme poolel teel või näeme tipus, eks näis. No, nii me hakkame siin ringirahtas käima. Mina vaatan lihtsalt maha, mina ei hakka üles vaatan, Jõudu! Kaardis. Näeme üleval. Otsa see on higine. Saad maski ära, et... Tule ei põhi asja. Palun, aga helgi. Seda Pariisi vaadata. Siis on kõik kätte. Siit tundub Eiffel-torni lähedal ka. Üldse on mitte nii suur. Aga sipelgad jooksed. Alt vaat, seda ei tundnudki nii kõrge nagu. Tulime sealt platsi juurest siis jala. Äri, jah? Ei, alt tundus. Tõesti. Ilus piire ees. Eiffel-torn tundub jumala madal neid ja siit. On küll. Jumala madal, aga ikka. Pisem kindlasti. Jälle natuke jalutamist ja olemegi kohal, ma arvan, kõige suurema sümboli juures. Kõik teavad Pariis ja Prantsusmaalt selle poolest. Eiffeli torn teie täies hiilguses. Otsustasime, et siin üles jakka ronima, saime väga head kaadrid Trumfi kaare otsast. Ja pigem oleme seal all, vaatame seal pargis ringi, kus tavas pikniku peatakse. Ja meil on eesmärk ka varsti midagi süüa võtta, nii et tegevust veel jagu. Nii, siin käib mingi ägedam asi, mina olen aru... Vana jaa, kübara trikk. Minul on tunne, et see on pettuski. See on see, et 3 seda on seal, pannakse üks pall ja siis 3 eseme, siis keerutatakse pead õige valima. Aga mina YouTube'is on näinud, et teevad niimoodi need petturid, et kõigepealt lasad esimese võita, nii odav raha eest, mis iganes. Võib-olla saad ka teise võita, aga siis 3. nii-öelda lasavad üle kuidagi. Võib-olla inimene aru läheb ära vihane. Võib-olla tahab 4., 5. teha ja kui ta läheb vihaseks, selle müüja hakkab tõukama, siis tegelikult tal on 4-5 inimest, on kõik sõbrad siin ümber ringi taas, kes plaksutavad kaasa või siis... Ja elavad kaasa või panevad ka pette, kes võidavad. Ei tea, võib-olla tähks siin ausalt läht, võib-olla mitte, aga nii on. Võib-olla on aus asi. Seal on Eiffel-torn, näiteks sellest mingi vend murestab, et samas on Eiffel-torn ja siin samas saab kõike teha. Ma räägin juttu, et arvast... Jaa, ma saan aru, jah. Ja kui lähed Eiffel-torni tippu, siis saad vaadata tervet linna niimoodi. Ja seal on nagu park ja lähed edasi. Ja seal on niimoodi ümberringi. Nii nagu aru saite, me tulime ruttu ära ja ma näidata ei saanud kahjuks. Ja operaator ei saanud kaamera sinna pöörata. Nii pea, kui me hakkasime seal filmima, mingi vend tuli lähedale ja siis ma hakkasingi ütlema, et Eiffel nagu näis, et ta saaks aru, et me filmime toda. Aga tuligi käed taskus ja tema ei tegutsenud üldse mänguga tegelikult. Jumala suvaline, aga miks ta peaks tulema, keegi peab tundma. Et kindlasti vaadake ette. Mingi kahtlane värk seal käis. Et mingi kahtlane sahkramaht käib. Aga mida peab ütlema? Minul tegelikult... Keegi nagu ligi ei tule. Keegi nagu ligi ei tule, et mis oli mulle räägitud, et siin on ikkagi neid võõramaalasi või üldse inimesi, kohalik äkki, kes tuled ikka, su võtad käes, paned ümber mingi paela, paned su ostma. Neid on 0 tund praegu, 0. Ja isegi siin kõige suurema atraktsiooni juures, Eiffel-torni juures, ei ole praegu tund keegi niimoodi krabanud, pannud mingi sõbra paele, buy this, et see on nagu üllatult hästi. Mul tunne, et Pariis on võib-olla selle kontrolli alla saanud, see on väga tore, müüaks asju, aga ei tulda sulle peale suruma. Meile kahel pole tund, et sellepärast pean selle küll eelarvamuse ära eemaldama. Ma arvasin, et siin on ikka korralik lükkamine, et davai, tule osta seda, buy this, don't go, man, I worry on my friend. Nagu Milanos. Milano on hea näide, kus olid tõsi. Tuldi meile 3 juurde ja müüdi. Aga lähme vaatame selle pargi ära, saame seal korra seda paadet küll nautida. Olemegi siin pargis. Eiffel-torn selja taga võtsime kohaliku õlpareid siin ühest putkast. Mis siin tehakse? Turistid teevad pilte, aga minu arust kohalikud peavad siin lõunat. Turistid ka kindlasti. Tagapool on meil rohelisem plats, kus istuda maha rahulikult ja süüa. Aga tundub, et lõunatkad on kaasas, siin paljudel on kahvel ja see
karp kaasas, kus nad söövad. Mis siin näiteks üks ägedamaid oli võib-olla see, et üks mees müüb, käibki mööda praegu, müüb veine ja sampuseid ja šampanja. Anybody champagne? Jumal mõistlik, et tegelikult seda tahakski võib-olla ühte õllut, ei viitsi poodi minna. Täna vaata esmaspäev kuskil, aga ma kujutan ette siin reedel. Tulevad inimesed, tulevad turistid, tulevad kohalikud, teavad, et kurat, ei viitsi minna poodi. Lähed siia, saad kohe selle kätte. Aga muidu mõnus, et Pariis on üllatanud tegelikult. Ma kartsin, et on nagu rohkem selline lärmav, kaasa kisuvad, inimesed häirivad, aga kõik jäävad oma asja viisakad tegelikult. Isegi on mingi kokkupuuda, et tuleb kellelegi ette, ütled sorry, tema ütleb sorry, mina ei tea, astud kogemata peale, sorry. Et täitsa okei, on harjunud turistidega kindlasti, see on nagu suur pluss. Ja praegu ongi, naudid kohalikku õlli, nime ma täpselt ei tea, Utkas oli lihtsalt, et piir ja võib-olla on kuskil sarnane, meenutab mingit tavalist Picture my friend, hi. Hello. Very nice picture, hello. From Germany, yeah? No. Where? Estonia. Estonia, very nice. He look like Germany. Yeah. Sorry to disturb you, I'm an artist. I like to draw for you funny picture, very beautiful. Täpselt jõuan kiita aina. Aga vaata, kes... Ei no las ta olla, et küll, et tahab ka raha teenida. Tegelikult kunstiga võib ju ka raha teenida, see ei ole nagu halb. Aga lihtsalt, et vaata, see on selline peale pressiv. Ei, asi sellest kahest nõustaks nüüd kohe sama aru. Sees ma pidin 4 korda ütlema sellist häiri. Siis tegelikult kaamerad, aga kui sina rääkisid, siis meil tuli see üks alkoholimüüja, pakkus täiesti tasakesi. Siis ma näitasin tal käega, et ei ole vaja. Ja läks ära, et eks see ju sõltub inimesest. Aga see lõppu farraas, et no ma joonistan ära, siis kui sul meeldib, sa ostad, lõpeta ära, ma ei osta, saad kutsud mingi 800 venda siia kohal. Ja siis kutsud politsei, et ma lubasin. Aga mis ega see õlle maitsit ei rikku ja seda ilusat mõnusat olemist. Ei tahaks ägedaid piltena, kõik on oma poosides, kes võtab kätte torni, kes on selge ees nagu jumal, äge. No see Eiffeli torniga ta väike ei ole, ta on ikka väga suur. Võib-olla kui te arvate ka videodes või piltid, no mõtled, jälle mingi suur pilvelõhke ehits, aga see on ikka äge, detaile lähedalt näed ikka metalli konstruktsiooni. See on ikka tõesti suur, see on võimas. No nii, kohalik õll, aga praegu tuli üks müügimees, vaata, meil ütles, et müüab šampanjat, sampust. Mees vaatas, et need on õllemehed. Pani kohe heinekid laud, ütles, et 2 on 4 tükki. Mõtlesin, et võtame siis aina. Ütlesime, et kas 2 eurot tagasi saad? Teeme 30. Niimoodi 3 heineks ei ostetud. Aga mis oli positiivne mees, tuli niimoodi kükakile, rääkis rahulikult juttu. Ma olime ka nagu, et normaalne. Indiast pärit. Jah, Indiast on pärit tegelikult mees. Ütlesin, lahe D-särt oli Prantsusmaa jalkakoondise särt, France, viva la France. Ja tegelikult veel operaator küsis, et kuidas äri on. Ütles, et reedit on väga hea. Et esmalt veel jah, so, aga et reedit, easy money. Et tegelikult mees teeb lihtsalt sellepärast seda, et see on lihtne raha. Ta rääst ütleski, et easy money lihtsalt, et toimib. Ja ongi, ja tegelikult on see, et poodi on päris kaugele minna, 20 mitsa pead jalutama. Oli, kus keegi läheb, supermarket oli 20 minutit. Ei, no ütleme edasi-tagasi, no ütleme võib-olla 10-15 läheb ikka. Sa ei viitsi minna. Oled reed õhtul siin sõpradega, mõtled, et võib-olla supermarketis on 2 eurot, siin saad 4. Ja on jahe, ja on külmad, nagu näete, siit on tegelikult jah, et see karge. Egas midagi, Pariisi terviseks, Viva la France! Tahate aga niimoodi võib-olla vahepeal rahulikult maha istuda, nautida elu kas või välismaal, siis endiselt meie selle reisivideo sponsor on Skillas Säpp ja kõik teenuspakid on seal ühes kohas, koheselt saad hinna teada ja näiteks ongi vaja torutöid teha, on vaja eraõpetajat, mis iganes, paned sinna pakkumise kella ja kuupäeva, saad teada hinna, kuna saab inimene kohal tulla ja ongi teenus käes. Ja nii on? Nii lihtne ongi. Õht läks tühjaks tee peal ja me nii pidime sööma tulema. Põhimõtteliselt võtame praegu süüa ja siis võtame selle bussi, mis viib otse lennujaama. Aga vaatame, äkki saab midagi kohalikku siin. Päris suvaliselt istusin maha, aga... No vast midagi saab ikka. Ei, midagi saab kindlasti, no siin on valik suurt. Takso ei lastud läbi. Elu käib. Thank you. Sina võid öelda thank you sest sulle ainult, aga minul ei olnud. Sai aru, et operaator peab rohkem vett jooma. Pani suurema klaasi. Aga no see on siis kohalik vein. Selline... Oi, kuradi. Me näeme siin ilusti.
paneme täis ikka. Pane. Aga no mis meil muljed on? Tundub, et see on Pariisi parim restoran. Ei, see ongi. Siin ei saa paremat. See ongi top 1. Ma saan siit takso tõmmata otse. Noh, ma saanud praegu takso peale minna. Põhimõtteliselt saab otse lennu jääma. Siin saab otse lennu jääma. See on kõhu täis enne lennukit. No. Vett peab ka jooma. Olge mõistlikud. Kasted. Juustu ja terviseks. Tegelikult mõnes mõttes ma saan aru, miks siin on hea istuda süüa. Ma olen Eiffeli torni, ma arvasin, et ma olen mingi kilomeetrit kõndinud, aga tegelikult tegime mingi paar sammu. Äge, jah? Ja kõik need inimesed võib-olla, kes ütlesid, et mis te ei söönud seda, saiakest, toda. No, ma ütlen, hommikusöögil me sööme nii palju sai, et süda läikis, jumal halb oli olla. Me sõime kõik croissandid ära, kõik need saiatooted. Et kindlasti soovitan kõigil võtta siin koha peal, aga me saime hommikul isu täis. Ma võtsin selle päeva pakkumise, mis on poulet rôti, grillkana, friikad ja salat. Ja selle kaasa tuleb ka magustoit, crème brûlée näiteks mulle. Hind on tegelikult 12 eurot. Crème brûlée. 12 eurot ja sama hind on ka siin pasta bolognesega plus magustoit. Tegelikult üllatavalt suur, ma arvasin, et ei tehta sellist asja mulle siin. Ja me saan ju kastmitki siin littida järjest, mis mulle meeldib. Ja juustu ka muidugi peale. Naudime, me ei teinud välja, et parim restoran Pariisis. No, hea tisu. Super luks ja tisu. No, said kõhu täis. Jaa, kõht sai täis, kana täidab, friikad head, salat, hea. Aga midagi erist ole, ütlesin küll parim restoran Pariisis. Nagu ongi. Ja nii ongi, ma ei saa midagi muud jääb. Pane kas või juust endale siia. Tuli ka magustoit lauda, kreemine, brûlée. Mis sa sööd? Crème brûlée? Crème brûlée. Ja tegelikult on päris maitse, kui ma olen Eestis ka kuskil saanud. Ja tegelikult see kiht siin all. Aga koputa selle lusikaga sinna peale. Pealt krõbe. Lastud korra ja. Aga ei, täitsa maitseb. Tegelikult arvasin midagi halvamat võib-olla. Mulle täitsa maitseb. Ei ole nii magus. Muus. No. Magus. Viimane ots. Siin metrooga kõigega. Ja olemegi Pariisist ära läinud. Aga ma ei tea, me oleme kogu maa all on. Mõnes üleval panna. Sõidame ühte punkti, sealt lähme bussi peale. Saab magada. Lennujaamas on korralik ammoniaa, sest uus koht on võib-olla eksootilisem kui kõik teised seni. On sul vaatajatele midagi öelda? Aitäh, Pariis. Me põgeneme siit. Äsimus on tegelikult, tahaks bussis magada. Põgeneme siit hea tujuga. Väga hea tujuga. Ja kõht on ka täis. Noh, siin ikka liiklus käib. Ei, mõnus oli. Väga mõnus. Väsimus annab tunda, aga järgmises sihtkohas me saame natuke kauem olla. Saame küle minna. Ja nii on. Nii, siin on siis bussipilet nagu eile õhtul. Ka siin on üks 17 euri taga sinna. Tegelikult mugav, peatusi pole, tund 15 sõidab. Egas midagi, siin ma võin öelda isegi, et Pariis, aitäh, väga tore oli. Sai proovida croissanti, sai käia Eiffeli torni juures, Triumfi kaara otsas terve vaade. Inimesed olid sõbralikud ja tegelikult kogu linna elu meile sobis. Nii et siia soovitan küll tagasi tulla. Isegi tuleme võib-olla arvatavasti kunagi, elu on veel pikk ees. Aga sellegi poolest lennujaamas näeme juba arvatavasti uues sihtkohas. Yeah, listen. We fucked up.